Kui me sinna alla kinni jääme, on meiega kõik. Otse selle kalju seina pealt alla ja ma lähen hulluks. Ma pean kohe süüa saama. Ma ei tea, kus kurat me täna öösel magame. Istun seal otse selle lõkke kõrval ja lihtsalt küpsetan. Jah, seal sees on kindlasti vedelikku. Kui üks neist pahadest poistest mulle pihta saaks, oleks minuga kõik. Issand jumal, kutid! Järgmised 2 päeva pean ma sellel kaljul ellu jääma täiesti ilma toidu, vee ja varjupaigata. Me hakkame seda maad siin uurima, et näha, kas suudame ellu jääda ja hommikuni vastu pidada. See saab olema üks pöörane väljakutse, mees. Ma liigun väga-väga ettevaatlikult, sest mind ümbritsevad ühed kõige ohtlikumad kaktused. Siin all on keerised. Kui ma sinna kukun, olen ma suures jamas. Ma proovin kiiresti mööda seda kaljut alla ronida, et näidata teile, mis mul seljakotis on, mis aitab meil järgmised 2 päeva ellu jääda. Lähme alla. Las ma ronin siit alla. Isand! Kui ma sinna sisse kukun, olen ma suures jamas. Liiguta üks tilk siia alla. Me ei lahku enne hommikut, meil pole süüa, vett ega varju ja kuidagi peame me siin ellu jääma. Ma ei tea, kuidas me seda teeme, aga mul on mõned ressursid seljakotis. Ma näitan teile neid. Kõigepealt on mul siin oma sukeldumislestad. Need aitavad meil ookeanis ringi liikuda, kui tahame toitu otsida või lihtsalt uurima minna, mis seal väljas on. Teiseks, meil on siin traditsiooniline käsioda. See asi on üsna kasutu, mees. Näete, selle taga on väike kummipael. Põhimõtteliselt tõmbad selle tagasi ja tulistad nende ovadega kala pihta, mees. Loodetavasti leiame selle abiga mingit korralikku toitu. See asi tuleb kindlasti väga kasuks, see on kindel. Nii, meil on siin droon. Sellest pole meile eriti abi. Meil on GoPro ja GoPro akud. Sellest pole meile üldse abi. Meil on meie sukeldumismask. Ilmselgelt aitab see meil vee all näha, et saaksime ehk kala või muid loomi jahtida. Ma ei tea, mida kuradit ma siin järgmised päevad sööma hakkan, kutid. See tuleb päeva kasuks. Siin on üks T-särk, see aitab mul öösel sooja hoida, kaitseb mind putukate eest ja ka nende teravate kivide eest, millel me praegu istume. Sest jah, ütleme nii, et see teeb mu tagumikule natuke haiget. Viimane asi, mis meil seljakotis on teras ja tulekivi. Ja nagu te näete, pole selles kotis enam midagi muud. See ongi kõik, mis meil järgmise 2 päeva jooksul on. Ma ei tea, kuidas kurat me siin ellu jääme. See saab olema ülimalt raske väljakutse, aga hakkame uurima oma kodu ja vaatame, mida me selle kaljuseina ümbruses kasutada saame. Nii, nüüd kui on selge, et me ei lahku selle kaljuseina juurest järgmise 2 päeva jooksul, tahame hakata ringi uurima ja vaadata, mida me leiame, mis aitaks meil siin praegu ellu jääda. Ma tahan leida koha, kus oleks mingigi vari, sest praegu küpsen ma selles päikeses elusalt. Siin on nagu selline varjuline serv, aga ma ei tea, kas te näete seda. Siin lendab ringi umbes 1000 putukat. Surun end selle vastu. See ei tööta. Olgu, me peame leidma midagi suuremat kui see. See ei tööta, kutid. See koht tundub päris hea. Mu seljakott jäi kinni. Mu seljakott jäi kinni. Ma olen kinni. Tule välja sealt. Nii, sain hakkama. Olgu. Tõmban end üles. Issand, arvasin, et see saab olema natuke mugavam. Ma proovin praegu leida mingit viisi, kuidas sellel kivisel kaljuseinal mugavam olla. Vähemalt on meil mingisugune vari kaitseks olemas. Probleem on selles, et kogu see kaljusein on kaktustega ümbritsetud, mees. Las ma ütlen teile midagi. See ei ole palja naha vastas just eriti mõnus. Nii et ma proovin siia üles tõmmata. Ma proovin selle kuidagi mugavamaks teha. Ma ei tea, kas üldse võimalik on. Proovime siin samas varju alla sättida. Puhkame paar tundi. Mõtleme välja plaani, kuidas toitu ja vett hankida ning kuidas seda varjualust edasi arendada. Ja siis vaatame edasi. Ma korjan kõik need lehed kokku ja panen need siia kivisele servale. See annab mingisuguse kaitse nende kivide vastu siin, nii et me saame ehitada midagi linnupesa taolist inimesele. Kas see on üldse võimalik? Ma ei tea. Me teeme selle võimalikuks. Olgu, lähme edasi. Me ehitame inimesele linnupesa. Olgu kallis. Me ehitame praegu linnupesa. Kõik, mis ma pean tegema, on hiljem mõned munad muneda, kui siin hiljem täiega andmiseks läheb. Oo, vau! Ausalt öeldes surus see tagumiku rohkem kokku, kui ma ootasin. Kujutage ette, nagu noad torjiksid pidevalt su selga, kui sa üritad lihtsalt puhata. Just nii see praegu nende kivide peal tunduki. Kõik on korras, kutid. Kui ma oleksin päris ellujäämissituatsioonis ja oleksin siin täiesti üksi mõneks päevaks abi ootamas ja nii edasi, siis just seda sa tahaksidki teha. Sa tahaksid leida mingisuguse varju, mida saad üles panna ja võimalikult palju energiat säästa ning päikese kätte minna ainult siis, kui on vaja toitu ja vett otsida või varjualust täiendada ja nii edasi. Ja täpselt seda me praegu teemegi.
istume lihtsalt sellel kaljuseinal ja võtame rahulikult. mida me nüüd teeme, on see, et hakkame seda kohta natuke uurima, vaatame, kas leiame vett, toitu ja saame varjualust täiendada ja loodetavasti saame seda aja jooksul aina paremaks muuta. aga ma ei tea, mida kuradit me sööma hakkame ja ma ei tea, kus me täna öösel magame. ma tunnen end praegu nagu kollum oma väikeses koopas, nagu kallis. see ongi täpselt see, mida ma teen, mees. ma olen lihtsalt end sisse seadnud sellesse väikesesse, ma arvan, koopasse selle kalju peal. mida ma teen, mees? ma olen ikka täielik idioot. Luban teile, kutid, kui ma ütlesin kallis, ei tahtnud ma teid eematada. Vabandan, ma lihtsalt võtan siin rahulikult. Sind sellest juba ümber ei veena, Wade Papelfuss. Olgu, lähme siit minema, hakkame liikuma, vaatame, mida leiame. Peame nende lainehoogudega ettevaatlikud olema. Hakkame siitpoolt liikuma. Lähme! Näed seal all, saame neid kasutada. Lähme sinna alla. Peame nende lainetega praegu ettevaatlikud olema. Aga mida me teeme, on see, et kasutame seda kivi ja lööme mõned neist austritest otse siit väikese kaljuseina küljest lahti. Proovime leida mõned suured ja need lahti lüüa. Nad pole küll väga suured, aga siin on üks hea. Otse siin. Meil on värsked austrid. Otse selle kaljuseina küljest lahti löödud. Proovime neid. See on tegelikult väga hea. Mis pagan? Austrid on mulle meeldima hakanud. Olgu, lööme veel mõned lahti. See on valmis söömiseks. Vaata seda seal. Lase käia, söö ära. Solaane, kreemias ja lihtsalt pagana maitsev. Olgu, korjame neid veel mõned. Siit saab kergesti toitaineid. Vaata seda loodet. See langeb praegu väga kiiresti. Ma tunnen, et austrid on selline armastuse vihkamise teema. Sa kas armastad neid või vihkad neid. Kirjuta kohe kommentaaridesse. Pommitage kommentaare. Andke teada, kas teile meeldivad need või mitte. Poissid, ma leidsin just praegu kulda. Vaadake seda. Peame siiski ettevaatlikud olema. Siin vee lähedal on näha, et tigusid on palju. Me saame neid tegelikult kasutada. Olgu, võtame mõned neist. Vaadake seda. Siin on näha need tegelased, need väikesed teod. Me saame need ära korjata. Peame lihtsalt veenduma, et laine meid ei tabaks. Nii, oleme siit kokku korjanud terve hunniku tigusid. Näete ise ka, ma panen need nüüd tagataskusse. Neid saame hiljem lõkkekohal küpsetada, lahti lüüa ja korralikult nahka pista. Need peaksid päris hästi alla minema. Hoiame need siis tagataskus, aga ma tahan hiljem siiski midagi toitumat leida. Selleks kasutamegi käsiharpuuni. Läheme mööda seda kaljuserva siin ja loodetavasti leiame käsiharpuuniga mingit toitu. Vaata seda, sõber, meil on tohutu koobas. See on hullumeelne. Oota, seal sees on nii palju nahkhiiri. Ma ei tea, kuidas teil on, aga nahkhiired hirmutavad mind natuke. Nad on kuidagi veidrad ja kõhedad. Nii et jah, võib-olla see, et nad võivad marutõbe anda, ongi põhjus, miks nad mind hirmutavad. Kui me sinna alla kinni jääme, siis ongi meiega kõik. Kuulge, need lained, mis siia sisse tungivad, on täiesti hullud. Siin on ainult kivid ja kuiv rihv. Saate ise näha, vaadake sinna. Kohe seal otse. See on selles koopas kindel surm. Ma ei tea, kumb on hullem. Kas tohutud lained, mis kaljudele purunevad või nahkhiired? Ausalt öeldes vaniksin pigem lained kui nahkhiired. Okei, te võite arvata, et ma olen imelik, aga ma leidsin praegu midagi päris ägedat. Paljud inimesed kulutavad palju raha, et minna, tead küll, mullivannidesse ja sellistesse kohtadesse. Praegu on meil oma mullivann looduses, kallis. Poissid, ma arvan, et ma võin praegu lihtsalt selles väikeses mullivannis löödastuda. Lihtsalt löögastu, mõtleme hiljem välja, kuidas me toidu saame ja kus me magame. Sest ma ei tea, kas te näete neid kive mu selja taga. Need on põhimõtteliselt nagu žiletiterad. Nii et mu selg saab öö jooksul täiesti ribadeks. Seega jah, ma pean välja mõtlema, kus magada. Aga kõigepealt me käime vannis. Ma ei mõelnudki selle peale, aga loodan, et siin spa-vannis pole angerjaid ega krabisid, sest muidu ronivad need otse mu musta auku. Meil pole kuhugi peitu pugeda. Ma olen ikka veider tüüp. Imelik on siin üksi oma naljad üle naerda. Kui liiga palju aega iseendaga veeta, võib päris hulluks minna, kutid. Jah, poisid, olgu, ma lahkun nüüd spa-vannist. Me ei saa seal igavesti olla. Ma tahan minna vaatama, kas leiame veel midagi söödavat. Lähme.
see kaktus siin on tegelikult viigikaktus. Kui leiame sellelt vilju, saame neid ilmselt süüa. Aga ainus vili, mida ma näen, on seal üleval tipus. Ja las ma ütlen teile, ma ei hakka kindlasti selle kaktuse pärast seda kaljut mööda üles ronima, sest kui ma sinna alla kukun, siis on seal tohutult suured looded, mis toovad kogu prügi kohale ja see jääbki nendesse loodebasseinidesse. Nii et ma arvan, et me kogume natuke seda. Vaadake seda. See lihtsalt ei tundu õige, eks? Kõik need kilekotid lihtsalt vedelevad siin. Me saame need siit ära viia, kui homme hommikul lahkume. Nii et jah, paneme selle seljakotti. Issand, vaadake seda, ma leidsin härra Krapsi. Ta on istunud kivil ja päikese käes kuivanud. Aga vaatame, kas ta maitseb nagu krabipätti. Sellest piisab. See ei maitse üldse nagu krabipätti. Olgu. See ei ole söödav. Lähme edasi. Leidsin siit selle astangu. Vaata seda. Sellel on siin nagu lame tavakülg. Vähemalt on see varjus. See tavakülg on üsna lame. Aga vaata, siin pole kusagil istuda. Näete, siin on ainult see väike koht, kuhu istuda. Mõtlen, et kui ma suudan selle massiivse, ma arvan, et kivirahnu siia veeretada, siis saan teha mingi tooli moodi asja. Olgu, veeretame selle kivirahnu siia ja teeme endale voodi. See juhtubki praegu. Lähme, Vaado. Ade, olgu, mis toimub. Lähme. See vist eriti ei toiminud, eks? Saime selle natuke liikuma. Hästi! See ei tööta. Vaata seda ämbliku, sõber. Seal ta on. Palun, tule nüüd, sõber. Tule siit välja. Seal ta on. Otse seal. Sa näed teda. Olgu, ma tunnen end praegu veidi heitununa. Ma proovisin seda rahnut seal liigutada, aga ma ei suutnud. Nii et me oleme tagasi linnupesas. Ma arvan, et siin peame me ilmselt täna öösel magama, kutid, kui ma midagi muud ei leia. Nii et me peame lihtsalt end siia linnupessa kokku pressima ja sellest korraliku linnupesa tegema. See ei saa hea öö olema, see on kindel. Okei, ma olen viimased 2 tundi siin linnupesas vedelemas olnud ja hakkan hulluks minema. Mul on kohe süüa vaja. Me hüppame välja selle käsiodaga. Me läheme sinna südavasse vette selle serma juures ja vaatame, kas saame midagi kätte. Lähme nüüd! Peaaegu oleksin libastunud. Olgu, kutid, ma hüppan otse sellelt servalt vette. Valmis! 3, 2, 1. Kas see ei peaks? See oli korralik hüpe, kutid. Siin liigub palju voolu. Paneme kiiresti selle maski pähe. Paneme lestad jalga. Vaatame, kas leiame süüa. Lähme! Kohe, kui ma vette hüppasin, leidsime Neemo. Vaadake seda. Ma ajasin seda kutti tükk aega taga ja lõpuks saime ta kätte, sõber. Meil on vaja rohkem toitu, kutid. Sellest ei piisa mulle õhtusöögiks. Lähme tagasi ja vaatame, kas saame veel ühe või midagi teistsugust. Lähme!
mul on siin suur kala. Ta läks just sellesse auku ja istub seal lihtsalt. Vaata seda, kallis! Saime ühe korraliku juraka. Siia on Mujumo. Ei suuda uskuda, et ma selle käsiodaga maha võtsin. Mis toimub? Ma olen täiesti pöördes. mu jumal, kutid. Ma ei suuda uskuda, kui hästi meil seal läks. Ma olen praegu nii pöördes. Kutid, vaadake seda tõelist iludust siin. Seda nimetatakse päästikalaks. Ja selle põhjuseks on see, et neil on siin üleval selline asi, mis näeb välja nagu püstolipäästik. Näete ise, pauk, pauk, pauk. Sellepärast nimetataksegi seda päästikalaks. Nagu te nägite, ta põhimõtteliselt lendas auku sisse ja ma lihtsalt torkasin oma oda sinna sisse. Ma ei pidanudki teda tegelikult laskma ja jah, saime ta kätte. Need kalad, kutid, on tuntud ka selle poolest, et nad ründavad inimesi. Nad kaitsevad oma pesa iga hinna eest. Ja kui sa saad nendelt hammastelt matsu, siis on sul tõsine jama. Ma arvan, et see kala suudaks nende hammastega ilmselt õuna läbi teemisevõrgu ära süüa. Nii et jah, hiljem kõlbab teda päris hästi süüa. Ma olen nii elevil. Ja mul on tagataskus veel üks. Las ma võtan selle kiiresti välja. Ma olen ainus inimene, kes hoiab kala tagataskus. Olgu, las ma võtan selle kala oma tagataskust välja. Olgu, sain ta kätte. Ta torkis mind seal terve aeg tagumikku, aga vaata seda, selline tegelane. Ma arvan, et see on ilmselt see, mida nad kutsuvad ämmakala Indoneesia vasteks. Austraalias, kutid, on meil selline kala nagu morvong, mida kutsutakse ämmakalaks. Põhjus on selles, et see tuleb anda oma ämmale. See ei maitse üldse hästi. Ja ma arvan, et see on ilmselt Indo lastekutid. Ma ajasin teda natuke taga. Vaadake, ta ei ole mingi koletis, aga hiljem kõlbab teda päris hästi süüa. Vaatame, kas ta väärib ämmale viimist või saan ma ise ta ära süüa. Aga jah, mul ei ole ämmagi, nii et igal juhul söön ta ise ära. Sõnad ei suuda kirjelduda, kuidas ma end praegu tunnen, kutid. Me läksime välja, jahtisime kuradi käsiodaga ja saime asja tehtud. Ma olen praegu nii elevil. Jah, olgu, ma olen just praegu linnupesas peatunud. Ma puhkan siin natuke, ootan kuni päike veidi loojub ja siis arvan, et paneme selle kala küpsema. Mul on siin veel mõned asjad, mida tahan teile näidata ja mis loodetavasti teevad selle kalamaitse paremaks. Näitan teile neid, kui hakkame kala küpsetama. See saab olema vinge. Kui ma sinna alla kukuksin, oleks minuga kõik. Olgu, ma leidsin just siit kaljunõlvalt sellise varjulise koha. Te näete, et seal all ongi see lohk. Ma puhkan siin natuke aega. Ma pean kindel olema, et ma ei jää magama ega midagi sellist. Sest kui ma magama jään ja ümber keeran, siis veeren ma otse siia surmalõksu. Nii et ma lihtsalt puhkan siin kalju serval. Tegelikult polegi asi nii hull. Nii et ma lihtsalt puhkan siin natuke aega ja lasen ajal mööduda, siis paneme selle kala küpsema. Aeg liigub praegu lihtsalt nii aeglaselt. Olgu, kutid, ma tunnen end praegu täiesti soola ja tolmu täis. Olen siin varjus istunud ilmselt juba 3-4 tundi. Oleme vist nüüd seal maal, et minna ja proovida leida mingisuguseid ressursse, mida saaksime kasutada tule tegemiseks ja selle kala küpsetamiseks, mille me natuke varem püüdsime. Tunnen end nii päikesepõletatuna ja soolasena. Ma arvan, et annan endale 1 tunni, et praegu sellest kaljuseinast alla saada. Lähen otsin mingisuguseid ressursse, teen süüa, saan kõhtu midagi ja siis peame ööseks siia tagasi tulema. Mees, see tagasitulek ei saa olema lõbus, aga igatahes lähme otsime siit kalju seina äärest mõnda vajalikku kraami. Siin on natuke puitu ja muud sellist. Me vaatame, kas leiame midagi, sest nagu te näete, pole siin tõesti mitte midagi. Nii et mul pole mingit võimalust tuld teha. Paneme oma kala siia maha. Issand, kutid, vaadake seda! Ilus Indoneesia, mees! See on uskumatult äge. Meil on siin palmid, sõbrad. Seal üleval on kookospähklid.
ja siin me teeme oma pärastlõunase lõkke. Sõnad ei suuda kirjeldada, kui hea on praegu sealt kaljult alla tulla, kutid. Me alles jõuame siia, ma annan endale 1 tunni, see on kõik. Selle ajaga peab vist kogu meie toidu valmis tegema. Ja võib-olla leiame hiljem kookospähkli või midagi sellist, mida juua. Olgu, praegune tegevusplaan. Hakkame koguma varustust, millega saaksime lõket teha. Kaljul polnud sõna otseses mõttes mitte midagi, kutid. Ma ei tea, kuidas te arvate, et ma ellu jään, kui mul pole sõna otseses mõttes mingit võimalust lõket teha. Nii et me kogume praegu lõkkematerjali 1 tund, paneme kala küpsema, siis näeme sinna ööseks tagasi. Ma ei tea, miks ma endale kogu aeg meenutan. Olgu, ma hakkan seda kõike kokku korjama. Saame seda kõike lõkkes kasutada. Teeme lõkke siia samasse. Pane see siia maha. Olgu, meil on praegu mõned suured tükid. Ma tahan siit mingit süütematerjali leida, mida saaksime selle lõkke süütamiseks kasutada. Ja siis saame lihtsalt lõket suuremaks teha ja kala peale panna. Ma olen kohutavalt näljane. Ma pole terve päev midagi söönud. Ja, mul on ka väga-väga janu, nii et võib-olla leiame kuskilt kookospähkli või midagi sellist. Nagu näha on siin kõikjal kookospalmid. Ma lähen vaatan, kas leiame mingit vedelikku. Vaatame siit edasi. Peaasi, et mulle pähe ei kuku. Teeme kiire ülevaate. Ei. See on juba avatud. Las ma võtan selle. Selles on natuke vedelikku sees. See ei ole küll värske noor kookos, aga natuke vedelikku on sees. Te näete, et see hakkab seal otsast juba idanema. Ma proovin selle vedeliku siit kätte saada, kutid. Ma ei tea, kui värske see on, aga see on ainus vedelik, mis meil praegu võtta on. Muidu peame lihtsalt homseni vastu pidama. Meil on vist mingi vedelik olemas praegu. Nüüd peame selle asja lahti tegema. Lähme toole veel süütematerjali selle lõkke jaoks. Ja siis on meil sõna otseses mõttes süüa ja juua homseni olemas. Aga see näeb tõesti hea välja. Näed, see on lihtsalt väga kerge ja kuiv rohi. Kui saame kuiva kraami, on kõik ideaalne. Ma tahan lihtsalt käed sellest läbi tõmmata. Ja kõik tükid, mis ma üles korjan, on surnud tükid. Nii et see kõik on surnud. Olgu, ma ei tea, mis märki Jumal mulle praegu üritab saata, aga siin on veel üks rinnahoidja. Miks ma alati leian naiste rinnahoideid randadelt, kui ma ringi avastan? Siin on veel natuke puid. Siin on natuke valget kraami. Süütemateriaal. Olgu, kutid, ma olen praegu siin all ja kogun varusid ja meil on siin üks kohalik legend. Mis su nimi on? Mis su nimi on? Olgu, tal pole nime. See on Putu. Tule nüüd! Tule nüüd! Tema nimi on Komong. Komang. Olgu, kõik Indoneesias on kas Putu või Komang. Nii et tema nimi on Komang. Tee rusikad niimoodi. Nii, väga hea. Tegelikult kutsun ta siia kala sööma, kui ta siia alla jääb. Hakkan nüüd tuld tegema ja proovin teda siia kutsuda. Praegu ei saa tõlke kaudu eriti midagi räägitud. Hakkan nüüd tuld tegema, kutid. Paneme selle põlema ja siis see legend saab kala süüa. See ongi asja mõte. Jagamine. Aga jah, läheme hiljem selle kalju juurde tagasi. Teeme nüüd tule üles. Kõik vajalikud materjalid on olemas. On tõe hetk. On aeg päikeseloojangu ajal süüa teha. Kutid, meil on siin teras ja tulekivi olemas. Nagu näete, süütame selle asja nüüd põlema. Paneme toidu tulele. Kutsume mõned kohalikud ka, kui nad tahavad meiega liituda ja süüa teha. Praegu eriti palju ei räägita, kutid. Ma ei teagi, mida neile öelda, aga tahan selle tule üles saada. Tahan kala peale panna ja siis vaatame, kas saame nad siia kutsuda. Ja siis peame tunni aja pärast kalju juurde tagasi minema, et seal öö veeta. See saab lõbus olema. Vaadake seda, saime tule üles. Tule nüüd! Jah, tubli töö, pater! Sõber, oldu, kutid, mul oli raskusi tule tegemisega tulekiviga ja Koomang nägi mind seal üleval, ta tuli alla ja võttis vana hea tiku ja ta oli nagu, sõber, mis sa selle tulekiviga jamad? Nii et ta lihtsalt kasutas tiku ära. Ja vaadake seda praegu. Saime tule üles. Ma arvan, et Koomang on täielik legend. Koomang! Me peame kala jadama, nii et sa saad minuga koos natuke kala, okei? Me küpsetasime kala, nii et me hakkame kala küpsetama, mina ja see legend siin. Poisid, see on muutunud soolomissioonist ellujäämiseks hoopis selleks, et leidsin praegu rannast kohalikku ja nüüd kokkame koos. Aga minuga käivadki asjad nii, poisid. Meie eesmärk on siin Indoneesias jagada häid vibreid ja head energiat, nii et paneme tule üles, hakkame kala küpsetama. Hei, legend puhub mu selja taga lõkkesse õhku, hoiab selle haprikuga varustatuna. Meil on kala siin olemas, poisid. Nii et see siin on ilmselgelt see ämmakala, millest me natuke varem rääkisime. Selle võib kohe otse tule kohale panna. Paneme pulga otse talle kurku ja viskame selle kala tule kohale. Nii saab ta ilusti valmis.
seda siin tahan ma teile näidata, kuidas me selle puhastada saame. Põhimõtteliselt, poisid, neil on väga tugev nahk, nagu näete. Ja mida ma teen on see, et ma lihtsalt võtan sellest nahast kinni ja loodan, et saan selle ühe tõmbega maha koorida. Ma lihtsalt tõmban seda nahka tagasi. Näete ise, poisid, selle kala peal. Ma lihtsalt koorin selle maha. Mina ja Komang, me jagame seda koos rannas. No kui äge, vaadake seda. See tuleb sõna otseses mõttes kõik korraga maha. Hästi, Komang on taustal, tule korralikult üles saanud. Ma just puhastasin selle kala ära. Te näete seda kala seal. See on kõik puhas liha. Ja siis selle kalaga siin saame selle otse tule kohale panna. Nii et Komang, jah, me jagame seda. Ma võtan lihtsalt selle puutüki. Näete, just niimoodi. Ja mida ma teen, on see, et ma torkan selle otse maasse just niimoodi meie lõkke kõrvale. Veendu, et see rasvane asi püsib seal, kus ta on, ega liigu kuhugi. Ja ta võib istuda seal lõkke kõrval ja lihtsalt küpseda, just nii. Ma ei tea, kuhu Komang kadunud on, aga ma kutsun ta tagasi. On tõesti raske teda siin hoida, kutid, sest ta lihtsalt kõnnib ringi. Tal on ilmselgelt omad tööd ja kohustused. Ma kutsun ta tagasi, sest ta aitas mul selle lõkke süüdata. Ma olen üsna kindel, et see võib olla Komangi talu või midagi sellist siin üleval, sest ta lihtsalt uurib kõiki neid puid. Ma ei tea, kuhu ta läheb. Mul on nüüd natuke kahju. Ta aitas mind just selle lõkkega ja nüüd on ta lihtsalt kadunud. Ma üritan talle öelda pakar, mis tähendab siin grillimist, aga ma ei usu, et ta päris täpselt aru saab, mida ma öelda tahan. Nii et loodetavasti tuleb ta tagasi alla. Vähemalt saab ta natuke seda kala nautida. Pole just palju kohti maailmas, kus sa pead tõesti vaeva nägema, et tulekivi ja terasega lõket süüdata. Ta tuleb koos karbitikkudega, süütab lõkke minu eest ja läheb siis lihtsalt oma teed. Ma ei tea, kuhu kuradisse ta praegu läinud on. Ma arvan, et on seal üleval põõsastes ja korjab midagi. Ma arvan, et kõik need viljapuud ja muu siin üleval loodetavasti saame ta tagasi kutsuda ja ta tuleb meiega süüa tegema, sest milline legendaarne mees. Komang, aitäh sulle, vend. Sa aitasid mind tõesti välja. Mul oli raske seda lõket süüdata. Teeme selle lahti. Ma koorin seda kookospähklit. Vaatame, kas sellel tegelasel on sees mingit vedelikku. Ma sooviksin, et mul oleks praegu machete, aga mul ei ole. Nii et me oleme selle peaaegu lahti teinud. Ma tahan kogu selle koore maha saada. Ma võiksin selle praegu lahti murda, aga ma tahan kogu selle kestaga maha võtta, et saaksin teile näidata, kuidas pähkel välja näeb. Jah, see sees on kindlasti vedelikku. Olgu, viimane tükk. Olgu, me saime sellega hakkama. Siin on meie kookospähkel. Hästi. Nagu näete, on see juba idanema hakanud. Nüüd löön selle lahti ja vaatan, kas sees on vedelikku, sõber. See võib kõike muuta. Nii, valmis. Issand küll. Seal polnud eriti palju, aga see oli nii hea. Ja vaata seda, mees. Näed seda kookospähklit siin? Selle sees on selline pall. See on sellepärast, et see hakkas idanema. See on nagu suur vahupall ja tegelikult saab seda kõike süüa. See on tegelikult osa kookospähkli taaskasvamisest ja ma arvan, et see hakkab levima. Vaata seda. Ta on nii osav. See on umbes sama tekstuuriga nagu purustatud jääga magustoit. Ma ei tee nalja, aga see on lihtsalt nagu uskumatu. Oh, sa poissmees! See kookospähkel turgutas mind. Ma tunnen end praegu palju paremini, aga vaata seda. See tuli põleb tõesti korralikult ja vaata seda ilusat kala. Kas sa teed nalja, mees? Vaata seda. Keeran neid lihtsalt natuke, nad küpsevad seal edasi. Aga mul on üks väike nipp, mida tahan kasutada, et see kala natuke paremini maitseks. Ma näitan teile seda, aga me peame natuke siia alla minema. See on kookospähkel, mille me põhimõtteliselt juba avasime. Mida ma tahan teha on see, et ma tahan siit natuke koralli võtta ja siis ma lihtsalt kraabin seda kookospähklit niimoodi. Ja mida ma teen on see, et ma jahvatan kogu selle, ma arvan, mahla ja kogu vilja, liha ja kõik, mis selles kookospähklis on, siia alla, nagu näete. Ja me saame tegelikult seda kõike kasutada, kastame oma kala sinna sisse ja loome ilusa, ma arvan, kookose maitse. Võtame selle pasta ja saame seda kalale peale panna ja see tuleb tõesti hea. Lisab kalale natuke magusust. Vaata seda kala seal. See on nii maalane, mees. Sa näed seda? Vaata seda. Ma lasen tal natuke jahtuda, panen ta siia. Võtan teise ka maha.
kui te saaksite seda praegu nuusutada, see lõhnab uskumatult. Ma rebin lihtsalt natuke liha otse tema küljest, proovime ära, vaatame, kuidas see maitseb. Ma pole kunagi varem ühtegi neist söönud. Liha näeb siin väga ilus ja valge välja. Olgu, proovime kõigepealt niisama ja siis proovime koos kookosega. Trigger kala! See on maitsev, mees. Wow! Ma kindlasti laseksin ühe neist uuesti, 100%. Liha on väga tihke. See on tegelikult uskumatu. Kes oleks arvanud? Triggerkala. Olgu, proovime natuke liha. Proovime seda kookosega. Selle kookosega on see nii hea. See on nagu kookose karri, ainult et meil on umbes 1000 koostisosa puudu. Proovime seda ämmakala. Vaatame, kuidas see alla läheb. Oleme selle siit lahti teinud. Proovime ära. Ämmakala. Issand! Ma arvan, et ämm oleks selle üle päris õnnelik, kutid. Ma ei ütle seda niisama. Tekstuur on täiesti erinev kui triggerkalal. See on nagu tavaline kala, mis laguneb tükkideks. Sellel pole midagi viga. Triggerkalal on palju rohkem liha. Meil vedas, et me selle kätte saime, sest kui ma oleks ainult selle ühe kala saanud, poleks sellest toiduks piisanud. See kala on uskumatult hea, aga me ei saa unustada neid tigusid, mis me korjasime, kutid. Nii et ma proovin selle paaretikese lahti teha, kui saan. See kuramus lõvub koralli. Nii, saimegi. Olgu, sööme selle ära, proovime ära. Natuke karpi sees. Need teod lihtsalt ei ole head. Ma jään selle juures kala juurde, kutid. Need teod lihtsalt ei sobi. Olgu, nüüd on see hetk käes. Me peame kõik asjad kokku pakkima ja tagasi Kaiu juurde minema, kus me ööbima peame. Oleme suutnud tule üles teha, toitu valmistada ja natuke vedelikku saada, et vastu pidada. Aga me peame Kaiu juurde tagasi minema, et seal öö veeta. See ongi väljakutse. Olgu, lähme siit minema. Kustutame selle tule ära. Lähme. Ausalt öeldes olen ma päris löödud, kutid. Ma proovisin Komangi üles leida, et temaga seda kala süüa, aga ta lihtsalt kadus ära. Ma arvan, et tal oli päris palju tegemist ilmselt oma põllutööde ja kõige muuga, nii et selleks ajaks, kui kala valmis sai, polnud teda enam kusagil näha. Aga igatahes, Komang, kui sa kuidagi seda videot näed, oled sa tõeline legend. Ja jah, aitäh sulle, et aitasid mul selle tule üles teha. Ma armastan Indoneesiat, ma armastan teid kõiki. Vaadake seda praegu, kutid. Päike on just horisondi taha loojunud. Siin on uskumatult ilus. Ainult mina ja teie. Nii me selle öö veedame. Vaadake nahkhiiri, mehed. Te näete kõiki neid nahkhiiri siin. Kõik need nahkhiired lendavad hiljem välja, kui me magame. Ma vist unustasin selle ära. Loodame lihtsalt, et ma marutõbe ei saa. Vaata neid kõiki. Nad kõik tulevad välja. Vaata neid. Nad voolavad sellest koopast välja nagu lehtrist. Neid on kindlasti miljoneid. Vaata praegu taevast. See kõik on nahkhiired. Issand küll. Nad hakkavad minu suunas sööstma. Nad sõna otseses mõttes sööstavad minu poole. Nad tulevad praegu väga lähedale. Olgu, ma lasen end lihtsalt madalaks, sest ma ei tea isegi, kas neil on siin Indoneesias marutaudi vastu vaktsiinid olemas. Nii et kui üks neist mind tabaks, oleks minuga põhimõtteliselt kõik. Olgu, siin me ööseks jäämegi, kutid. Me oleme praegu sellel kaljul. Seal on nahkhiire koobas. Aga vaadake neid värve praegu. See on täiesti ilus, mees. Siin looduses olemises, kutid, on midagi erilist. Lihtsalt siin, ei kusagil magada. Vahel on see natuke hirmutab, aga ma olen sellega harjunud ja mulle tegelikult meeldib see. Teie toetus on ainus, mis mind tegelikult edasi viib. Siin Indoneesias, see kõlab halvasti, aga mul pole tegelikult ühtegi sõpra. Minu ümber pole kedagi, kes räägiks inglise keelt. Nii et ma olen siin niikuinii oma pead. Teie toetus on kogu aeg minuga. Jah, see ongi see, mis mind edasi viib. Nii et ma panen nüüd oma T-särgi selga, valmistun ees ootavaks ööks, otsin siit mingi kivi, mille najale saaks toetuda, nii et selg katki ei läheks. Ja just sinna me jäämegi ööseks, siia kuskile selle kalju peale. Ma panen praegu oma T-särgi selga, kutid. Valmistun ees ootavaks ööks. Vähemalt kaitseb see mu selga kõigi nende teravate kivide eest, hiljem sääskede eest ja hoiab mind terve öö soojas. Nii et jah, sellest on tõesti palju kasu. Olgu, ma ei usu, et ma oleksin kunagi öösel istudes maganud, aga ma arvan, et täna öösel saab see olema esimene kord. Issand kutid, ma ei tea, kas te mind praegu kuulete. Ma arvan, et kell on ilmselt kuskil 12 või 1 öösel. Ma ei saa siin üldse magada. See on naeruväärne. Need kivid tapavad mu selga ja ma lihtsalt ei suuda mugavalt olla.
aga ilmselt on hommikuni vaid mõned tunnid veel jäänud. Näeme varsti, kutid. Issand jumal, mees! tere hommikust teile, kutid! Vaadake seda! Nagu näete, päike tõuseb praegu horisondi kohale. Tegelikult on täna üsna sombune mees. Las ma ütlen teile midagi. Mu selg on praegu nii läbi, aga me oleme sellega hakkama saanud. Me oleme siin kalju seinal ellu jäänud, ilma toidu, vee ja varjupaigata. Ja ma lasen siit kohe jalga, kutid. Kui teile see meeldis, siis palun pange like ja tellige kanal. See tõesti muudab palju ja see aitab mul pärast seda seljaoperatsiooni endale lubada. Näeme teid järgmises pöörases seikuses. Palju armastust! Shihoo!